siin on siis päikese tõus. Päike tõusis täna 5.38. Seal on La Homme, üks kõrgemaid mäetippe. 2200 midagi meetrit. Ilm on ilus, tuult ei ole, lubab täiesti päikselist ilma. Täna on plaanis kergem matk. Tähendab, mina olen kergema matka grupis, kuna eile füüsiline vorm ei ole lihtsalt nii hea, et raskemat matka teha. Raskem matk oleks siis sinna ülesse ja 10 kilti mööda seda serva ja siis alla. Ja kuskil poole ööni tegelikult oli hästi kõva tuul. Ikka ulme rakkus rapsis. Vahepeal mõtlesin, et kas viib maja katuse või ei vii, aga vaata kui mõnus tälla on. Kui hea. Kraiului rahvuspark. Kuule, aga siin võivad need kitsed kaallavad, neid oleks küll kihvt näha. Viimast videost saati on inimesed juba ärganud ka. Hommikusöögid. Kohvid podisevad. Üks kohvi täpsem aus olla. Omlett on hommikuks. Kohalike meistrite poolt valmistatud. Anna see karu toit, anna nüüd see karu võileid. Nii, videoga majast seest. On trepist üles jõudnud. Ja meie ruum oli siis siin selline number 4. Siin on hästi soe vahekoridoris. See on köetud. Siin vastas saab sokke kuivatada. Selline magala. Ja on ka veel ülemine korrus. Siit läheb õue. Selline rõdu. Mul on ka pakkuda kakka või iga, kui keegi tahab pagar. Ja läinud nad ongi sinna ülesse mäetippu poole. Täna hommikul. Ja siis päeval jälle. Selline ruum. WC. Kaljuserva peal. Ei ole kaljuserva. No. Vett siin küll ei ole. Häda on, siis saab häda tehtud. Nii, liikumine hakkab pihta. Metsaalune. See vist on kas välituss äkki külma veega. Noh, siuke vana raam. Miskisugune vaade natukene meil siin. Nii, inimesed käivad siksakki. Kas kaadrisse pole näha, aga igatahes siit on
langus 45 kraadi umbes. Oih, issa mind käbi praegu. Vedas mind edasi. Üsna järsk. Aga hüüdil tegid enne mägedes. Jah, aga see oli raske rada vähti ja ühe tulid tagantjärgi lugesid, et seda ei üritud. Aga no mul olid väga kogenud. Nii, meil on siin üks romantiline mägioja, mida saab ületada. Kes läheb veel? Jälle ma arvan, et see on hoopis lopune, kellel on kutna. Võib-olla on eesel. No nii. Kuule, kellegi kott on siin veel maha jäänud. Ta tuleb. No, keegi on tee ääres palgid maha pillanud. Näed sa mägi taamal. Väga kihvt. Siin üks taim meenutab Arupaljul nurmenukku. Aga õielehed ei ole nii kollased. Ei tea, mis see oleks siis. Üks väheseid asju, mida ma selle retke juures kahetsen, et ei võtnud aega minna sinna kas või mäe jalamile, et oleks saanud drooni lennutada sinna lumiste mäe tippude suunas. Nii. Sealt kaugelt kuskilt me tulime. Kõrgel mägedes käime aga ka ühel järgneval päeval. Ja nüüd lähme siia. Väga ilus vaade. On kohe raske edasi liikuda, kui võikski ahhetada selle vaate peale ainult siin. Nautige vaadet ka seal siis. Nii, teistpidi. Juba minnakse edasi. Ilm on tegelikult matkamiseks peaaegu ideaalne. Ideaalist. Arutasime jääb puudu see, et võiks natuke rohkem pilvisust olla. Et päike lõõskab hästi.
ilus tee ja keset teed toru, raudtoru. Peal on küll maa all ja vahepeal on maa peal. Eks ta on tõenäoliselt mäest siis vee juhtimiseks. No, jälle uhkepaus. Aga mis siin on? Siin saab toru otsa ja siit edasi läheb siuke üsna järsk langus jälle, kivine. Nad sellised pullid siin teevad pulli ja söövad. Ja tisupullid. Ei, mis asja, udarad küljes, mis pullid, aga sarved peas. Huvitav. No jah siis. Vot see kolmnurk on meil nüüd tänane ja homne öömaja. Väga mõnus koht. Kuidas me saame sellist asja endale lubada? Jumala eest. Teada, kui on inimesi palju ja jagada kulud ära siis. Ja vaade on siit teisel pool päris okei. Teeme väikse tuuri. Nii, meil siin istub üks matkaline. Puhkab kamin, köök. Repp. Mis on teisel korrusel? Siin on toad eraldi, tubades on kahesed voodid, mis on huvitav. Elektrisaun on sees. Dušen, saunen. Pole küll väga võimas, aga palju pole vajagi. Ja ülesse minnes hakkab siuke nii, ja päris tippu läheb selline trepp veel. Et päris korralik kolmekorruseline. Siin on tuba tänaseks. Siit saab õhku, siit saab valgust, siit saab rätikuid. Võimalik, et tuleb voodit jagada kellelegi, sest et voodid on kõik kahesed. Siin on veel üks duširuum. Voodid on kõik kahesed, jah. Ei olegi, ongi just kõik. Köök. Täitsa korralik. Kusjuures ostsin endale esimest korda elus sihukese veepõie, mille saab kotti panna ja siis voolikust vett kätte ja väga hea asi siiamaani. Nii, akud on täis saanud. Mis siin on veel? No jah. Jaa.